Tervist, mina Iljar Kohviinavalt ja täna on kolmapäev, 31. märts, aasta on 2021 ja tahaks natukene vestelda. Nimelt, mina isiklikult ennast vaktsineerida ei lase, sest ma ei ole ennast kunagi ühegi asja vastu vaktsineerida lasknud ja miks ma ei lase? Sellepärast, et vaktsiin sisaldab seda samust mürki, seda haiguste sõnaga ja milleks ma peaks oma kehas laskma seda mürki ja seda haigust süstida, kui seda haigust võib-olla kunagi tegelikult ma ei põegi, eks ole. Aga selle asemel, et neid igasugust vaktsiine lasta enda süstida, tuleb ennetada haigusi ja mina olen seda alati teinud. Mul on olemas alati kodus aspiriin ja aspiriin on sükene hea ravi, mis alati aitab, kui näiteks tunned ennast natuke teistmoodi, kui kuklas pigistab või tunned kuidagi kerget värinaid asju, siis võtaks aspiriin sisse ja see asi kaob kohe ära, see on selline parem vaktsiin, ühesõnaga, ennetus. Nii, siis on, ma ei taha küll reklaami teha, aga apteegis on olemas näiteks antiviirust, jälle selline asi müüa, nagu üks on selline variant, mis maksab 5,90 süke tablett. Et eenevalt, kui sa lähed rahva rohkemuste kohta, et siis jälle võtad ja siis võtad ühe sellist tableti suhu ja seda imed ja siis ta kuskil, ma ei tea, 3-4 tundi on siis see kaitse, sõnaga, et sa ei nakatu või niimoodi, et see kuidagi hävitab need pisikud eelnevalt ära. Nii samamoodi, kui on mingisugune, ütleme, põletikuvärgid, siis võtta ibuprofiini, väga hea ravim. Ja kui ütleme niimoodi, et kui ma käin poedes kuskil, ma ei hakka siis, vaidlema, et ma maski vastan, ma ei taha maski panna. Ma panen maski ette, sõnaga. Siin on need kohad, kus saab ette panna, käin poest seal tiiru ära selle maskiga ja kui ma näiteks liinibussis, näiteks pool tundi sõidan, siis ma panen omale ette sellise visiiri. Nii et bussis sellega on nagu kuidagi ebamugav või see ongi pool tundi sõidad, teate, tõesti tuleb õhupuudus ja arvestage sellega, kui selline mask, ma ei tea, mis on tolmumask või mis asi ta üldse on, see on ju tähendab, sa ju hingad, tähendab, kui inimene hingab sisse, sa hingad seda värsket õhku, sa välja hingad, kui kehas on mingisugused, ütleme, pisikud asjad sees, sa hingad ju need välja, eks ole. Aga kui sul on see mask ees, sõnaga, siis sa hingad maskid sisse need pisikud ja hingad omal kõik sisse tagasi organismi. No kuidas saab mask olla hea asi ja sõnaga tegelikult, kui sa hingad omal need välja hingatavad pisikud uuesti sisse tagasi ja pärast on ei tea, mis haigus ja tüsistust kõik on, sõnaga. Aga ma ei hakka vaidlema nende idiootidega, kes nõuavad igasugused kuradi sellist maski värki. Ma panen selle maski siis ette lihtsalt moe pärast, et mitte laskuda mingisuguse kuradi kaklustesse. Ja kuna ma rääkisin sellest antiviirusest, mis ma Tori apteegist ostsin, siis jälle ühes Valba saates Hommik Anuga räägiti ka sellest, et on tulemas nagu turule selline, kuidas ma ütlen, selline asi, mis on nagu, mina ei tea, lehmaternes piimast, millest ta tehtud on, sõnaga, ja sükene prits, mis on, et pritsid oma ninast, sõnaga, ja see annab ka sõnaga sellise kaitse, et see ei ole ravim, aga see on selline, mis hoiab nende pisikute sattumist organismi ära, et ta nagu hävitab eelnevalt ära, et selline kaitse pidi olema. Nii et eks koroona vastu vaktsineerimine on nüüd iga inimese oma teha vabatahtlik valik. Kui ta tahab, las ta vaktsineerib. Kui ta ei taha, siis see vaktsineeri, sest igaühel keha on inimesel enda oma. Nii et ta peab ise otsustama, kas ta tahab oma keha mürgitada ja laskma seda viirust omale seda pisikut sisse süstida või ei taha. Mõnel võib-olla kui on nii hea tervise sõnaga, et see nagu ei mõjutagi kuidagi ta tervist. Aga on neid, kellel ütleme kas terviserikkel midagi, igast tromboosid või asjad, mis tekivad sõnaga, et ta ei pea kohe, et täna ma võiks ole teen selle vaktsiini, lasen ära teha, et võib-olla kerge peavalu või kerge palavik, eks ole, on, et aga selle mõju võib ju avaldada kuskil aasta-2 pärast alles ja pärast, kui sul mingisugune asi tekib ja sõnaga sured äkitselt ära, siis keegi ütleb, et see on selle vaktsiini tagajärjes, öeldakse, tuli mingi terviserike ja ei, see ei ole vaktsiini tagajärjes, on ikka midagi muud. Tühjagi.
need vaktsiinid avaldama oma mõju veel aasta-kahe pärast, et keegi ei tea siiamaani ühesõnaga, mis kuradi sitta ja mürk inimeste sisse süstitakse need erinevad. Küll on need AstraZenecad ja ma ei tea, mis asjad kõik on olemas, et need on ju kõik sellised mürgid, et isegi ei teata, mis selle sisu on. Noh, ütleme AstraZeneca sisu teame, et on mingisugused kuradi simpansi, ma ei tea, mis asjad ja siis on jälle muundatud mingist rakud ja sõnaga. No kas see sitta on vaja inimeste sisse süstida sõnaga? Nii et noh, mõelge oma peaga. Mina ei ole selle olge, kes laseb olla vaktsiini sisse süstida. Minul on need ennetusvahendid, mida ma just eelnevalt näitasin ühesõnaga. Mina ei vaktsineeri, mina ei lase oma mürki sisse süstida, aga kui te soovite ja olete kindlad, et see teid aitab, no jumala eest, laske teha oma vaba valik, eks ole. Vot selline jutt on minult, mina Illar Kohv Viinavalt.